mu närvid on kahjustada saanud selle tõttu, et mu enda immuunsüsteem on hakanud valesti tööle ja ei hävita mitte ainult võõraid elemente minu kehas, vaid et ta on siis segaduses ja ründab mu enda keha. Selline asi tegelikult on tunnustatud kõrvaltoime vaktsiinidel. Et võib tekkida selline autoimmuunne häire. Minul ta siis hakkas ründama eelkõige siis minu närvisüsteemi ja eelkõige siis minu närvide peenkiudusid. Minu kehas täiesti suvalistel hetkedel mingisugused asjad ei tööta. Kui läheb hästi, langeb ühele poole ja mu immuunsüsteem lõpetab mu keha hävitamise. Kui ei lähe hästi, siis võib tekkida siis midagi veel hullemat. Aga see on selline noatera peale käimine, sest kõik on ju kogu aeg protsessis. Kannatanu on 30-ndates 2 lapse ema. Pärast vaktsiini vallandus tõsine närvikahjustus, mis põhjustab juba terve aasta piinarikkaid valusid. Pean arvestama, et kõik mu päevad mööduvad valudes. Lastega püüan iga päev käia õues, nii palju jalutada, kui ma suudan. Lihtsalt pärast ma tõmban diivani peale kerasse ja lihtsalt hambad ristis püüan vastu pidada. Kõige raskemad hetked on võib-olla need, et mul kuklas kogu aeg tiksub teadmine, et arstid ka ei oska öelda, kaua see kestab. Ja see võib jääda mulle kogu eluks, sest ma tunnen, et see on mul nii sügavalt igal pool sees. Kõik mu kehapunktid on sellest haaratud, et kuhu ta siis läheb, kuhu ta läheb homme, kuhu ta läheb 1 või 2 pärast. Neid päevi on selle aasta jooksul olnud väga mitmeid, kus ma olen tundnud, et ma võin kaotada liikumisvõime. No mis siis saab? Mis siis üldse saab? Ja ma ei suuda, mis ma siis oma lähedastega, mis ma oma lastega teen? Et kõik need probleemid algasid peale vaktsiini tegemist. Kaebused siis on järgmised. Vilin kõrvades, südame pekslemine, kõrge vererõhu kõikumine. Päeval on liiga madal, öösel on liiga kõrge. Vereringe häired, surevad ära sõrmed öösiti, surevad ära jalad öösiti. Vappekülm, siis öine higistamine, vaheldumisi. Ebamugavustunne kogu kehas, siis on nagu selline vibratsioon rindkeres, jalgades, selline nagu vibreeriv, pidev ebamugavus. Meie lugu siis on minu mehe emast, kes oleks saanud 76-aastaseks see suvi. Sai AstraZeneca esimese süsti ja et pärast seda tal on nagu nii paha olla, et tema seda teist süsti tegema ei lähe. Et ta ei käi enam voodistki, ei tule nagu välja. Õhtupoole siis helistas abikaasa siis tal, ehk siis mehe isa, et tema on haiglasse viidud. Et ajuverejooks on, et ta on nagu koomas ja et tõenäoliselt ta sellest välja ei tule. Aga see mõte, et see võib olla vaktsiinist, nagu oli absoluutselt kohe, nii kui öeldi, et ema on haiglas, sest ma rääkisin temaga hommikul ja ta kurtis, et pärast vaktsineerimist tal läheb järjest halvemaks, ta tunneb ennast väga kehvasti kuni selle hetkeni, et 6 päeva peale vaktsineerimist ta suri. Ühel päeval sai Merle oma emalt kohutava kõne. Mu ema helistas mulle, et vend on surnud, et läks vaktsiini tegema järgmine päev, et teda enam pole. Ma ei uskunud seda. See oli nii ebareaalne. Ma ei uskunud tükk aega veel seda. Kuni otusteni. Vaktsineerimisjärgse päeva varahommikul oli olukord juba niivõrd kriitiline, et ta kutsus endale kiirabi. Et Eesti mees kutsub endale kiirabise. No siis pidi ikka väga halb olema. Kiirabi tuli, siis kuna ta ei saanud uksest sisse, siis kutsusti politsei. Politsei murdis ukse maha ja siis nad proovisid teda elustada, aga tulutult ta suri.
ja minu ja lähedaste arvates on selles süüdi vaktsiin. 31-aastane päästeametnikuna töötanud Ergo oli terve, noor inimene, kes ei kuulunud riskirühma. 10 päeva pärast vaktsineerimist tekkis Ergol tõsine terviserike ning 4 päeva hiljem oli ta surnud. Teda jäi leinama elukaaslane ja lähedased. Isata jäi noor laps. Ergo surmajuhtumit uuriti põhjalikult ja leiti, et tegemist on vaktsiinist põhjustatud surmaga. Täna olen siis Tartus sellepärast, et lähen arstlikku kontrolli vaktsiini kahjustuse tagajärjel. Peale vaktsiini tulid mul väga tugevad peavalud. Siis mõned päevad läksid mööda ja siis mul tuli topeltnägemine ja see topeltnägemine segab väga palju igapäevast elu. Immunoloogiadoktoril Sirje Rüütel-Bodinool avaldusid pärast vaktsiini mitmed terviseprobleemid. Peale teist vaktsiinisüsti tekkisid mul kliinilised nähud, täiesti kummalised, mida ma varem ei ole kogenud, et mul tekkisid randmetesse valud, mul tekkis nägemisteravuse langus ja topeltnägemine ja olid ka tasakaaluhäired, aga tasakaaluhäired olid lühiajalised ja neid oli vast 3 või 4 korda ainult selle aja jooksul, mida ma ise pidasin vaktsiinikahjustuse perioodiks. Vivian on noor ema, kellel algasid vahetult pärast vaktsiini silmaga tõsised probleemid. Nüüd on tal silmanägemine jäädavalt rikutud. Kui ma oleksin teadnud, et see vaktsiin mulle niimoodi mõjub, siis ma kindlasti ei oleks seda teinud. Esialgu mul oligi suur hirm, et ma jäängi nüüd sellest paremast silmast täitsa pimedaks. Silmaarst ütles mulle niimoodi, et täiesti pimedaks ma nagu ei jää nagu mõlemast silmast, aga paremat silma 100% korda ka enam ei saa. Terviseamet saatis mulle meili ja ütles, et tegemist on tõsise reaktsiooniga ja et on vaktsiinikahjustus. Vahepeal ma kodus lihtsalt nutangi selle pärast, et ma olen kuulanud ja usaldanud arste, kes ütlevad, et see vaktsiin on okei ja et tehke, et see ei mõju kuidagi halvasti. 16. septembril sai Heiko vaktsiinisüsti, mis muutis kogu ta elu. Õhtul hakkasime elukaaslasega magama, sättima. Ühel hetkel lihtsalt ei suutnud enam hingata. Apnik ei tulnud kuidagi läbi, olin seal voodis kägaras, valus oli hingata. He was just laying. He had hard time breathing and he was really pale, like almost dead. Asjad hakkasid järjest kehvemaks minema, hakkasid tugevamad lihasvalud, ringkerevalud. I remember I always hear he will tell me I have hard time breathing almost every day. Hingamisprobleemid muutusid hullemaks, liigese valub, ma ei suutnud kõndida. Imelikud, need ei ole värinad, ma käed-jalad tõmblesid kogu aeg, kogu keha ja... Ma ei uskunud, et see nii raskelt mõjub. Õnne-Anni tõsised terviseprobleemid algasid juba sama päeva hilisõhtul ja kestavad juba üle poole aasta. Kõik luud, lihased, kõik valutasid. Ma olin praktiliselt pime, ma ei näinud midagi, ma kompasin, kuna ma olen ema hooldaja. Et ma olin 4 käpaki lihtsalt hooldasin teda, sest ma ei suutnud püsti seista. Mul liiveldas kogu aeg pea, käis nii kohutavalt ringi. Vaktsiinijärgselt on igapäevased kaebused, hingamisraskused, nõrkus, südameprobleemid, liigese- ja lihasvalud, tugevad peavalud ja jäsemete halvatuse tunne. Mis mind kõige rohkem häirib, on see, et ma ei suuda kiiresti käia, ma hakkan hingeldama ja mitte vähe, vaid ma ei suuda pikka maad käia. Pärast vaktsiini tabavad Õnne-Anni jalgu ja käsi halvatustunne. Kui näiteks täna hommikul ka ma korraks olin ja siis pidin tõstma oma kätt niimoodi, et ja siis hakkad tegema omale sellist massaaži, et tuleks tagasi selline, et ta vahepeal sureb ära lihtsalt.